Mis teha, kui su telefonil on juba kõrgelt hinnatud vastupidavus, õhukvaliteedi andur ning termokaamera? Lisame laseri, sest kõik on parem laseritega. Kati telefonid on olnud umbes 8 aastat saadaval ning toodetud täpselt samadele inimestele, kes sama firma traktoreid kasutavad. Siin pole midagi uut. Termokaamerad, õhukvaliteedi mõõtjad, kauguse mõõtmine telefoniga, kuid S61 on esimene saavutus, et need kõik ühte taskupärasse seadmesse panna. IP68 standardis pole midagi uut. Sellele vastavad ka klaasist tehtud Samsungid, aga Bulleti poolt toodetav Katt S61 vastab lisaks ka militaarstandardile ML810G, mille saamine eeldab telefoni vastupidavust nii põrutustele, survetele, temperatuuridele ja nii edasi. Tundub, et see seade kannatab päris korralikku piinamist. Portidel on peal katted, mis ei ole ammu enam IP standardi ja veekindluse jaoks vajalikud, sest telefoni tööd need ei mõjuta, kuid jõle kehv on laadida seadet, mille USB port on tihkelt muda või saepuru täis. Katil on 2 kaamerat, millest üks ei ole ei tele ega lainurk ega isegi mustvalge ning portreerežiimiga pole siin mingit pistmist. Tegu on FLIR-i termokaameraga, mis lubab mõõta objektide täpset temperatuuri ning tänu tavalisele kaamerale on pildil näha ka objektide piirjooned, mitte ei ole tegu ainult värvilise soojuslärakuga. Mõõtevahemik on -20 kuni 400 kraadi. Aga kellele termokaamera telefonis? Neile, kellel vaja leida soojaveetorusid või ülekuumenevaid juhtmeid seina sees, mootorites või küttesüsteemi vigu tuvastada ning vajadusel ka läbi suitsu või udu näha. Nuppude all on õhukvaliteedi andurid, mis annavad märku, kui õhk liiga mürgine. Näiteks värvi või lahusti aurude liiga kõrge kontsentratsioon annab alarmi. Viimane ja vast kõige lihtsam andur on laser, mis sarnaselt lasermõõtjale mõõdab ära kauguse ning suudab selle koostöös kaameraga pildile salvestada. Telefonil on ka pindala mõõtmise funktsionaalsus. Primitiivne, aga milleks otsida mõõdulinti, kui laserkaugusmõõdik kogu aeg taskus? Kuidas see kõik päriselus töötab, on keeruline öelda, kuna Katt teeb vastupidavaid telefone umbes 2 generatsiooni vanale riistvarale ning tarkvara stabiilsuses ei ole nad kunagi just eeskujulikud olnud. Seda enam olles oma hinnaga väga premium telefonide hinnaklassis. Seega tegu on kalli telefoniga, mis ei hiilga kiiruse, fotokvaliteedi ega ka eeskujuliku stabiilsusega. Katil on aga väga konkreetne sihtrühm ja fännibaas, kelle jaoks see komplekt on ideaalne. Pealegi nädala või paarise testimisega on väga keeruline öelda, kuidas see telefon ennast üleval peab näiteks aasta pärast. Kui võtta sama hinnaklassi teisi seadmeid, on Katt eriline, aga heas mõttes. Ühelgi teisel telefonil ei ole termokaamerat, õhukvaliteedi mõõtjat, kaugusmõõtjat ja seda kõike pakendis, mida on oluliselt keerulisem ära lõhkuda kui näiteks iPhone 10S või Note 9. Eks sealt ka mõningane põhjendus hinnasildine. Nii nagu ikka, parima hinna leiad hinnavaatlusest. Subscribe'i, kellukese ikoon, et uutest videotest kohe teada saada ja püüal pösti, kui meeldib. Kommenteeri julgelt, kui tahad vaielda või nõustuda ning mis peamine, tarbi targalt.